No nii, oleme siis tagasi. Tuleme siis niinimetatud Eesti Kaevandusmuuseumisse Ida-Virumaal. Koerad kauguvad. Et siis tuleb siis niinimetatud esimene exploorimisvideo. See on niinimetatud on siis sissejuhatusvideo sellele, mismoodi see nüüd välja näeb. Hiljemalt peab selfie ja pulga kasvama, siis saab korralikumat blogeri video teha. Praegu on lihtsalt exploringu video. Tundub, et see on nagu auto. No nii, olemegi kohal. Esmalt vaatame siis niinimetatud kaaluri auto üle ja siis vaatame niinimetatud teise asju. Selline suur ühesõnaga nagu GTA 5 mood. Erinevad süsteemid. Siis on mägi siin. Kes tahab, saab siin suusatamas käia. Ja siis on kõige tuntum suur koppa, Eesti kõige suurim koppa. Siin on varasemalt Eesti kõige see seriaalgi või saade tegemas saadet. Jah, sellised kohad. Lähme siis loeme mõne teksti ka kusagilt ette.
Siin on siis vagun. Kaevandusmuuseum siis. Tundub, siia peab jalgsi minema väga niinimetatud, nüüd on parem kõndida. Natukene öisest taavast. Olemegi jõudnud kaevandusmasinateni. Kui te näete selle GoProga midagi, siis on hea, aga kui te väga ei näe, siis pole midagi varata. Aga just päris sügava lumi. Siin on erinevad tüüpi kaevandusmasinatest. Kaalur traktorid kopadega, lindtraktor, buldooser, kaevanduskopad ja siis on üks suur vagunett on ka siin. Ja siis asub niinimetatud nende koha peal. Nii. Ja olemegi nüüd jõudnud buldoosrini. Et lintidega buldooser on siin. Ja siis, mis siis veel on? No siin on juba teised lindidega ratastega masin. Läheme siis nüüd vagunettide juurde. Et siis siin on vagunetid. Koos kaevandusveduritega. Siin on siis kaevandusvedur, mis käis maa all transportimas niinimetatud põlevkivi ja muid selliseid asju. Hakkab jalg sugeda. Vaatame, kas siin on midagi. Lendtuhk ehk siis fly ash, fly ash, nii okei, mis järgmine. Aheraine 0 kuni 10 mm, main veste Zero until 10 mm, okei. Nii, järgmine. Samamoodi aheraine, kuid 0-100 mm 14 vagun ja numbrid. Aheraine, see on juba 100 kuni 300 mm. Killustik, agregaat 4 kuni 16 mm. Killustik 16 kuni 32 mm. Niinimetatud. No siin hakkab, no siin on ka killustik 32 kuni 63-ni. Paar viimast vagunit peaksid olema juba. No siin hakkabki juba energeetiline põlevkivi 0 kuni 125 mm. Energy grade oil shale. Nii. Vaatame siis. No nii, energeetiline põlevkivi 25 kuni 125 mm. Ja vist
Oih, jõuab käna kogemata käia. Energeetiline põlevkivi 0–300 millimeetrit. Okei. Siin all on just all. Nii, ja nüüd jõudsime vaguniteni. See on siis osa vedurist. Siin hakkavad siis tulema need vagunid, millega töölised maa-alustes olivad, millega saavad ilusti alla ja siis välja tulla. Ja siis siin meie teine vedur. Vedur, millega teeb veidikene nii nimetatud vedur. Aga ilm oleks võinud üsnagi selge olla, siis oleks saanud võib-olla korralikud taevapildid ka teha pimeduses. Võib-olla näete ühte väikest tähte. Alati, kui ühte tähte näha, siis saab midagi soovida. Ja olemegi jõudnud tagasi oma sihtpunktini. Vaatame, võib-olla ehk on midagi kaarti peal veel näha. Okei. Teeme siis kokkuvõtte. Nii, korv. Okei, siin on rajad. No siis saab mänge mängida, mis iganes. Kaevandusmuuseumi park on üsnagi huvitav. Ma olen ise ühe korra kaevandusmuuseumis käinud maa-alustes kaevandustes. Päris põnev on iseenesest. Selline... Mulle üldiselt ajalugu meeldib, sest ajaloos sa saad palju asju teada ja on väga kasulik teadmine. Erinevad ajalood. Mulle meeldib erinevad ajalood, nii nimetatud töö, kuidas kaevandati põlevkivi ja niisugused asju, kuidas tulivad esimesed tehased ja muud sellised asjad. Ja siis mulle meeldib Prantsuse revolutsioon, erinevad sõjad. No mulle meeldib iseenesest selline ajalugu ka nagu sõjad, nagu Esimene maailmasõda, Teine maailmasõda ja siis välismaal. Vabandust. Ma toon välja paar sõda, mida ma tean. Prantsuse revolutsioon, Ameerika, Inglismaa kodusõda, siis Teine maailmasõda, Esimene maailmasõda ja eks ja Venemaal ma ei teagi, kas oligi mingi kodusõda, võib-olla ei olnud isene. Ma tean, et Ameerika kodusõda Inglismaa vastu, erinevate Assassin's Creed, üks Assassin's Creedidest ongi seotud Ameerika Inglismaa kodusõjaga, ehk siis Assassin's Creed 3, kui Connor, kui indiaanlane sai palgasõdur. Niinimetatud Assassin's Creed 3 ja Assassin's Creed Rogue on poolenisti seotud, kuna see on sama ajavahemikuga ja siis niinimetatud Assassin's Creed Rogue ja Assassin's Creed Unity on põhimõtteliselt sama generatsiooniga, kuna Assassin's Creed Rogue's tuleb karakter Unity'sse ehk siis tapab Arno isa. Ja
mäng saabki. Ja mis erinevus on veel Assassin's Creed Syndicate versus Assassin's Creed Syndicate versus Watch Dogs Legions on põhimõtteliselt sama poodi, et Watch Dogs Legionis sa saad niinimetatud need kostüümid, mis Assassin's Creed Syndicate'is oli, aga jah, niinimetatud see item plate ja siis need muud asjad. Aga jah, nüüd oleme siis siin, jõudsime jälle tagasi kaevandusmasinateni, ehk siis üks koppa, teine koppa ja siis saaga buldooser. Aga jah, rohkem siis nii väga midagi, mingisugust video ei ole teha, et selline üldine video on. Issand jumal, paks, liiga paks. Liiga paks lumi. Vaatame siis veidikene seda lintraktori või seda buldooserit. Üsnagi sellised huvitavad masinad. Veidikene proovin ka. Omal ajal olidki siis sellised töömasinad. Siin peabki, asi ongi selles, et siin peab ettevaatlik olema, et asju nagu väga ei lõhuks ja kui sa oskad korralikult vaadata ja ilma, et sa midagi nagu pätti teeksid, siis võid olla, aga noh jah, parem targem mitte asju huligaanid seda rahulikult vaatad, mis siin saab teha ja mis ei saa. Otseselt niisama nagu uurida ja vaadata. Siin on siis niinimetatud selline masin. Kangidega. Vaatame selle teise selle masinaga üle. Issand, annab ikka kõndida. Okei, see on selle uksega. Paneme ilusti masina kinni, et taavaga lõhkuda. Aga jah, selline kompleks, et kes tahab tulla vaatama, siis saate
Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi vaadata asub Ida-Viru. Selline. Muidu iseenesest suvel on natukene parem vaadata, sest selles suhtes, et siis pole nii palju lund. Siis saab korralikult vaadata, aga jah, selline. Väga kõrgustesse ma väga ronima ei hakka, sellepärast et pole nagunii kuhugile sill ronida. Ja parem ei roniks ka. Mis on vähe turvalisemad kohad, sinna võib nagu proovida. Aga muidu jah, selliseid. Aga mis siis ikka, ma hakkan vaikselt lõpetama. Siin pole nagu nii väga midagi erilist. Et siis vaatab, et mis järgmised päevad toovad, et võib-olla saab siiski mingisuguseid teisi videosi ära teha, aga see video läheb siis nüüd pärast hiljem arvutisse ja siis saab hakata editima.